Ahoi, ahoi. Nii. Ma loodan, et see musa ei sega, kui ma peale räägin nüüd. Või on liiga kõvasti? Praegu tundub päris hea. Okei, ma panen vaiksemaks, siis äkki mõni ei kuulnud mu juttu. Et nii. Oodake, mul keegi helistab. Jah. No nii, what's up, rahvas? Ma loen siin chatte, et ma ei ole graafikud ise veel vaadanud. Aga kohe tšekkime. Nii. Ja panin taustaks ka seda meie kodulehe kuldset mindseti, seda pilti ja seda vibe'i. Et kes pole veel seda lugenud, siis ma tõsiselt soovitan seda lugeda. Nagu... See on väga nice. Nii. Ja Lofi taustaks ka nagu üldse Lofi beats graafikute analüüsimisel. No, rets boostib, ta boostib nii räigelt kuidagi, mind vähemalt. Nii. Dollar. Mis te kirjutasite? Mirjam arvab, et Dixi tuleb käppi täitma. Sellepärast EU kukub. Suures pildis. Käppi täit. Kas sa mõtlesid seda käppi või? Kui sa oled kõnes, Mirjam? Oled? Good morning. Kuidas? Või väiksemal timeframe'il on üleval polnud. Mis timeframe? Mingi, ma ei tea, pisikeli. Aa. Kuda tekkis midagi sinna. Nii. Vaata sul seal oranži joonal. See? Sa arvad, et Dixi tuleb käppi täitma ja siis arvad, et Dixi kukub edasi, on ju? Jah. No, jah, ma olen suga nõus selles mõttes, et ma ootan sama asja. Väga ilus enne kõne eesmärk täis. Marko, mis tegid? Räägi ära kohe. Kuule, eile vaatasin juba, et see EU teeb sellist normaalset distributionit nagu. Ja oligi selge. Distributionit? Sa hakkasid müüma teda, jah? All right. Ja hommikul hakkasin üles ja põhimõtteliselt läks veits aega mööda ja nüüd siin hommikusööga ajal close'isin. Tubli. Et vaatame nüüd seda, kuidas see pool tundi nüüd käitub Londoni alguses. Reaalne on see, kui me näeks struktuuriliselt madalamad close'i candlestick'isid, double top ühtlasi väiksel timeframe'il, struktuuriliselt kõik fine, nagu potentsiaalne koht, kus me võime lihtsalt edasi kütta täiesti. Et kui me vaatame, teeme veits puhtamaks seda asja. Nii, mis on varasem target, mis oli siuke silm nähtav, eks ju, oligi need see level. Kui te joonistate, teil tuleb kogu aeg kaasa see kast või? Igastast see struktuuri level. Põhimõtteliselt olemegi siin praegu veits bounce'ime. Noh, ma räägin, mis on loogiline, et siin siukses kus alas me bounce'ime. Küll aga siin pole ühtegi märki, et see turg võtaks nüüd siin hoo maha. Vastupidi, et on juba tippinud meil siia allapoole, kus on ühtlasi ka see väga huvitav pattern. Me pole päris täpselt siia veel tulnud, et siia tulla küll, aga suuremas pildis on dollar. Kui me vaataksid juba paari key levelit, mis on minu arvates hästi olulised. Siis ei saa kindlasti välistada ka seda institutional candidate seat nagu. Aga jällegi samm korraga, et ta on praegu siukses huvitavas kohas, kus ma räägin day tradimisega minust praegu üli nice teha, et turud liiguvad iga päev üli palju, vaata.
pead teadma, kuna ära close ida, kuna mitte ära close ida ja siis teatud olukordades peab lihtsalt nagu vaatama, et ei tea vaata. Et me saame muidugi varsti teada. Ja kindlasti jah, see ala on nagu reitsilt huvitav, et juba see price action, see on siuke spooky, et eks hind siia tagasi ikka tuleb. Ja pluss tal on veel selline käppe, et see on, mulle meeldib see, mis me talle siia ette joonistasime. Et kuna ilusti selge trend, väga ilusti struktuuri levelid, teeme veits korralikumalt. Hetkel bouncebki siis struktuuri levelitelt ja nüüd on oluline, et kas me saame mingi price action confirm'i näiteks 25 minuti jooksul kuskil siin. Et siin on veel nagu veits imbalance, et ta võib siiamaani tulla ka, see on fine. Aga kui me nagu juba sellistest levelitest läbi close ime, siis ma vaataks juba vastupidi seda asja. Sest ma tean ju seda ikkagi, et suurema timeframe'i vaadates on nagu ikkagi päris bullish. Selle peab arvesse. Vaata EU-d ka korra, ta on ka päris huvitava koha peal praegu. Ja ma tavaliselt liigun küll dollari pealt EU peale. Et las ma lõpetan ühe ära. Täpselt samamoodi daily instant ja openis põhimõtteliselt ja ma ei tea. Ta ongi. Päris tugev struktuur ka, eks sa vaata. Eurust ongi dollariga väga-väga sarnane, küll aga vastupidi. Dollarindeksid lihtsalt ei treidi, kuna eurust nagu põhimõtteliselt sõltub ainult dollarist. Vahepeal on tegelikult ka eurole uudiseid, saab nendega nagu, antakse põhjus jälle turgu liigutada. Ma leian, et eurust on lihtsalt nagu legendikas paar täiesti. Ja temaga on lihtne, sa saad konkreetselt kell 8 oma treidimispäeva ära lõpetada ja vamos ta on. Nii, et dollariga jah, tšekkime siit, nagu nii see kõne käib mingi Londoni siia poole tunni peale, nii et me näeme ära täpselt, kuidas ja mis plaanid meil on. Huvitavalt tean seda dollarit. Okei, mis seal ikka? Ütleme need maha. Üks asi, et mis ma kohe näen, et see take profit on meil, ta ei ole veel ära seda securinud. See 1.1 on vaieldamatult siuke ala, mis näeb seda retesti. See nagu annab mulle selle positiiv vibesi, et see asi läheb veel üles, on ja ma nägin dollari graafikut ka, et tegelikult väga reaalne, et ta läheb alla. Ja nii, selle võib maha võtta, et see take profit on olemas, alumist võib olla, seal vahet pole. Aga suures pildis ja kuidas seda turgu uurida, vaadata ajaliselt. Eile praktiliselt eile nagu terve, ütleme nii siis treidimisvahemikus. Ja treidimisvahemikus nagu paidega, ainult paid vajutas nagu kõik küünlad lihtsalt on nagu ühte värvina. Suht rets ikka. Ja, aga mis ma tegelikult ootaksid turult, et vaatame veits lähemalt teeb. Näiteks 30 müntsi. Ahah, siin on nüüd küll kinda karm põrand, küll aga ma tean seda, et mul on uptrend, on ju. Okei. Mul on institutional candle, võtame selle veel väiksemaks, siis 5 minuti peale ta. Wow. Praktiliselt jah, see on pai koht, noh.
samas mind häirib üks asi selle juures praegu, et ta on siia mingi siukse asja moodustanud. Aga ma ei kõhkleks siit pai panna selles mõttes nagu, kui risk on paigas, siis siuksed nagu trendiga kaana suunas. No, stop it. Trendiga kaasa sõita nagu on väga chill lihtsalt. Ärge pange mingit ulmel otsaise ja siis me teame tegelikult targetid ja nagu reaalne on see, et me ehitame ikkagi selle leveliga ära suures pildis. Põrkame tõesti nagu väga huvitava koha pealt. Aga ma ei tea miks, aga ma ei usu seda nagu seda levelit eriti. Ma vaataks siia käpi juurde isegi äkki. Aga muidugi siin kogus selles alas nagu peab seda jälgima, et see on tegelikult suht kaks varianti, et kas sa viitsid taga tegeled, et sa päriselt ka tegeled, vaata väiksemal timeframe'il jälgid, close'id jälgid ja nii edasi, on ju. Või siis sa lihtsalt lased tal olla, teeb oma asja või oled juba paiga sees, on break evenis, mis iganes, et ise vaatad, kuidas sulle meeldib. Ma ütlen ausalt, mina kindlasti tegelen taga. Potentsiaali ikka siia vaatame ära. Jep, et reaalne, võib-olla saame siit mingi ilusat distributioni päeva peale, et saame hoopis sellida. Niimoodi, aga ma ei usu, et ta siin nii kaua niimoodi mämmerdab selles alas nagu. Jah, vaatame tegelikult, ma ei tea selles mõttes, see ei ole mingi hüpoteetiline. Anyways. Võtan selle maha praegu siis. Ja, nii. Mis teil endal mõttes sellega? Vaata must CHF-i ka. Ma ei treidi muidu seda paari reaalselt, aga ma vaatasin eile Forex Factorit ja lihtsalt loogiliselt mõeldes nagu, mis täna ei tule midagi, okei. Peame kõik läheb mingi Fed viskab päeva peale, mingi uudise siia eur või just normaalselt liigub või. Nii. No, ja homme. Jah, nõme nädalavahetus hakkab, nüüd on nii igav. Okei. Ma otsisin ust-paari, aga kuidas ma leidsin ust CHF-i on niimoodi, et ma mõtlesin, mis paarid on, ust käed, ust CHF, ust Japi, ust käed on jube sketši, ma ei tea, pole kunagi taga nagu sina peale saanud, et ta ei liigu, kui dollar liigub, ma ei tea, ma ei saa sellest paarist aru, siis ma võtsin ust Japi peale, vaatasin graafikut, mõtlesin, et nojah, samas nagu tal on JPY sees, samal ajal ma tean, kui dollariga võib midagi suurt juhtuma hakata, et stoksid on ka, stoksid JPY on omavahel correlationis, et nojah, whatever. Ja ma ei tea, Šveitsi frank nagu tundub suht süütu, et mida lihtsalt dollar liigutab ja ma vaatasin seda graafikut. Võtame selle ära. Ja ta oligi nüüd siin täitsa üleval. Selle maha. Siis tegelikult nagu no ma räägin, mul on siuke analüüs tegi. Sest ega siin ei ole väga palju tegelikult kõrval vaadata, et nagu hästi palju käppe. Ülevalt on veel välja ka söödud nagu kõik. Tule siis. Selles mõttes, et seda oli hästi lihtne valik mulle. Ma ütlen ausalt, ma panin suht suure stop lossi. Noh, kui ma siis tavaliselt panin mingi 30 pippi seekord. Hull suur küll. Aga polnud isegi päris pikalt pannud tegelikult 30 pippi stop lossi. Aga nagu ja üli chill vibes, et kas ma taga täna edasi tegelen, ma ei tea. Ma ei tea, palju ma võtsin, kohe ütlen. Nii palju, näed, TP1 võtsin 40 ja TP2 võtsin 75. Ta on muidugi suht uimane paar ja nagu ma pigem tegelen täna eurostiga, et ma ei viitsi nagu kahe paariga ei jõua esiteks korralikult tegeleda, et eile oli suht lihtne vaata, et sa saad panna lihtsalt põhimõtteliselt orderid sisse ja lihtsalt õigel ajal võtta välja vaata ja tee omale mingid reeglid reaalselt, mille järgi sa treidid. Tegelikult on suht ränk treidida, kui sul pole mingit plänni, sest nagu
no kuidas sa treidid selles mõttes, kus plänni ei ole? Kuna sa välja võtad, sa ei tea ju. Mõtled lihtsalt, et kui hea summa on, siis võtad või? Aga kui sul on nii-öelda see hea summa juba ees, siis sa mõtled, et aga äkki tuleb veel parem summa. Vaata. see on suht crazy tegelikult, nagu kui räigelt reeglid boost ivad ikkagi seda kogu treidimisskilli nagu. Ja mindseti osa ka nagu, et sa oled ülirahul, kus sa teed oma päeva goal'i ära, vaata, ei pea panema niimoodi, et iga päev mingi, ma ei tea, kas või 200 pippi ei pea iga päev saama, vaata. Muidugi ma ei olen pea. räigelt sellega üle saanud, kui ahneks läheb. Ikka päris palju õppinud sellega. Me oleme kõik sellega räigelt üle saanud nagunii. Saame veel. Aga inimesed reaalselt looge endale reeglid. Ma võin kirjutada enda reeglid näiteks üles, et kuna on see karantiini hooaeg on ja day trading on ja siis TP1 30 kuni 35 on ja sõltub tegelikult 30 kuni 40. Keskmiselt pan 35 on ja pip ja siis kõige suurem lot on ja TP2 on mul keskmiselt 75 kuni 90 pip keskmine lot ja TP3 on siis üldiselt floating on ja kuni mingi korraliks, ütleme niimoodi, mingi 4 tunni swing siis näiteks või mingi siuke asi on ja mis võtab mingi 2 nädalat võib-olla. Praegu ei ole siukest treidi mul sees. Mitu protsenti sul kõige suurem lot kasutajast on? Ja kõige väiksem lot. Vaata, sõltub, et keskmiselt ma treidin mingi 3 prossaga nagu kokku 3, 4, 5 oleneb, vaata. Et osad olukorrad on ikka suht nice'id, et trendi suunas kõik confirmationid olemas suuremast väiksema timeframe'ini, siis kõige suurem lot on kindlasti mingi 2 prossa või nii. 2 või 3 isegi. Nice. Ja see püksis tuleb siuke väiksem sisse nagu, aga see on jällegi see, et sa nagu splitid neid ja värki vaata. Aga ma tegin terve elu, olen vastupidi treidinud, teate, nagu ma panin alati kõige väiksemale take profitile, kõige väiksema loti ja vastupidi, et kõige suurem oli alati kõige kaugemal, nagu, mis on täiesti absurdi minu arust. Nagu sa pead eriti pro-kuradi tüüp olema, kui sa hakkad alguses treidima ja sa suudad holdida kohe räigelt neid kõige suuremaid lotte. Nagu, see ei ole reaalne minu arust lihtsalt. Nagu ma räägin 2 nädalast ikka, olete keegi hoidnud treidi kauem kui 2 nädalat või? See on suht nice hoida. Sa lõpuks harjud ära sellega. Mul on mingi 3 nädalat vist on maks olnud praegu. Ja ma tean, et Kaiol on 4. kuu. Aga jaa, siuke on minu plan. Neid võib muuta, nüüd siia võib panna reaalselt 15 pippi ka reaalselt. Sa hakkad neid täitma daily goal'e, sa hakkad reachima neid, saad aru. See on amazing nagu ja isegi 15 pippi ei ole küll väga palju, aga kujuta ette, sul lot size on näiteks juba mingi ühene, mis ei ole üldse nii hull, kuna sul stop lossid on nii väiksed, vaata tegelikult nagu. See on sott 50. Think about it. Aga et sinna leveli jõuda peabki nagu räigelt harjutama ja looma mingi retsi kava endale sisse lihtsalt, et nagu pum. Sest muidu on ikka suht rets neid väravaid skoorida siin. Sest see, sa mõtled ikka enne treidi, et ma tean, ma umbes seal secure'in ära, take profitit ei pane, vaata. Ma räägin enda kogemustust tõesti muideks. Et take profitit ei pane, siis mõtled, et okei, secure'in ära seal, vaatad, näed, et ops, oletame, et siin näiteks. Oletame, et turg tuleb üles, tulebki üles ja on juba siin, vaatad metatrader, et no jaa, ikka üli nice number ees, stop loss läheb break evenisse, mõtled, et vaatad, no jaa, ega tal on tulla, siis paned jälle mingi siukse asja, tegelikult tuleb mingi retracement, turg tuleb alati tagasi. Kui ma tradingi mingi 5 minuti timeframe'is, pean arvestama, et näed impulsiivsed liikumised, nad on teatud pikkustega kõik, et nad ei ole mingi lõpmatud ojad, nad ikkagi alatasa, nagu me näeme, et turud ikka spaigivad ja annavad neid uusi võimalusi, ütleb meil niimoodi. Et ta tuleb põhimõtteliselt täiesti tagasi nagu. Ja sellepärast ongi oskus nagu ära secure'ida neid ordereid. Yeah. See on suht pro skill on tegelikult ordereid nagu ära secure'ida. Mental värk.
no kava peab olema selles mõttes, muidu ei saagi. See on suht mõistlik tegevus. Selles mõttes, et ega su konto muidu ei kasva, kui nagu ära ei secure, vaata, tehing võib sees olla, aga ega ta muidu ei kasva. Mõnel lihtsalt meeldib, et numbrid jooksevad ja ongi lahene. Ei, no ikka hea, makske endale, kui nagu vähegi võimalus. Reaalselt. Nii, aga 10 mintsi veel. Ja ei, no ma olen ikka selle poolt, et vaatan, kuidas dollar käitub. Dollar läheb niimoodi praegu. No praegu poleks küll ühtegi nagu confirmi, et ma ei tahaks eurostina osta. Aga see on põnev, sest ta võib teha mingi manipulatsiooni jälle. See on ju dollari nagu. Ma loodan, et see kõne ei saa ennem läbi nagu. Ja eile saad aru, kui unlucky või? Ma lihtsalt unustasin rekordida screeni, ma nagu... Ega suures pildis pole meil üldse vahet tegelikult, kas me ostame või müüme. Me oleme lihtsalt nagu aru saada, kummale poole turg läheb. Ma ei taha uskuda lihtsalt, et dollar nagu siit hakkab üles minema. See ei oleks tema moodi. Nah, ma arvan, see sessioni algus mingi tund aega isegi võib-olla täna äkki tuleb päris põnev, et siin on sõna otseses mõttes price action'i jälgimine, et sa tead seda potentsiaali, kus tal minna on ja miks, kuhu ja nii edasi on ja et järgmine level siuke 98 psühholoogiline siin. Ja sul on vaja lihtsalt seda confirmi. Ja noh, kui see hakkab alla minema, siis see jõu hakkab üles minema lihtsalt, nii ongi. Ma küsin teie käest siis küsimuses, mis on teie price action entry'd siis? Või kuidas te sisenete siis? Talk to me, võite chati kirjutada ka. Tahaks teada lihtsalt. No, kuradi Wyckoffist kõik on midagi kuulnud vist. Ja Wyckoff on väga aus. Wyckoff pole tegelikult mitte midagi muud kui lihtsalt siuke reversal stsenaarium. Nagu me näeme ka siin tegelikult, et see lihtsalt juhtub ainult 1 minuti peal isegi ka. No. Kõik timeframe'id on täpselt samasugused. Ainuke vahe on skaala vahe. It's all about the scale, man. Mida suurem player oled, seda suurem timeframe. No see oleneb sellepärast, et ma ütlen ausalt, mulle meeldis varasemalt räigelt swing trader'il on nagu reaalselt hoiatada sees nagu suurem stop loss, mega chill, vaata. Paned kasutad rohkem limitid, võtad nagu üli chillilt, aga kuule, kui eurust liigub reaalselt, ma ei tea, mingi 150 pippi päevas, siis nagu, ma ei tea, kasutaks seda võimalust ära lihtsalt, nagu minu arust see on ülinais. See arendab tegelikult retsilt, nagu ma ise tunnen seda, kui räigelt see arendab mind, et ma nagu, see on otseses mõttes vahidki graafikuid nagu päevast päeva, pluss ma tegin seda Spectrat binary't 1 mintsi peal räigelt palju, vaata. Et see annab selle confirmi veel, et kuidas seda väiksemat price action'it lugeda, aga ma ütlen ausalt, et kui 1 minuti peal on juba double top või double bottom, siis see on väga hea confirmation, et minna treidi sisse nagu trust me. Võib-olla targem on veel oodata ära, siis üks on golfing küünal, on ju. Näiteks siuksed kohad. No, tegelikult need on väga head sell entry'd, nagu stop loss läheb ülesse väikselt.
ja nii ta on ja nagu igal pool double bottom'id, double top'id nagu, need on niisugused kohad. Et vaadake see, eriti see, et sa nagu vaatad ikka lähedalt teda täiesti, eks ju. Sa näed äragi, mis turul on toimunud. Ja siis selline näed, entry on kõige parem üldse. Kui sul on järgmine küünal ka see, stop loss läheb siia alla. Kui tahad veel seifimalt mängida, võid panna stop lossi siia alla. Oleneb väga turust, et kuna siin on tõesti need ühikud nii väiksed, see on 1 minuti timeframe, siis tegelikult pole siia alla panna ka mingi väike stop loss. Aga niisuguseid asju tuleb taga ajada, näha kindlaid confirmation, et kui neid ei näe, siis sõna otseses mõttes turule mitte treidida. Just, the man has spoken. Sest see on crazy, kui kiiresti tegelikult sa võid seda raha kaotada siin turgudel ka, kui sa hakkad treidi suruma, sa hakkad lihtsalt mingeid asju ette kujutama, vaata. See läheb nii ruttu, et ma olen teinud seda, ütlen ausalt. Reaalselt lihtsam on treidida vähem, otsida neid väga kindlaid nice asju oma sessioni sees ja lihtsalt go for it. Sa saad ühte treidi saad stackida päris mõnusalt, ütlen ausalt. Lihtsam on 8-5 tõrge käiva. Jou mees, what's up? Kuule, tegin luugid lahti. Tore. Ja tulen kuulan, mis siin toimub. Ja mul saab 8 minutit aega, vaatame, kuidas need käituvad. Eile treidisid midagi või treidinud? Ei treidinud eile. Oota, ma mõtlen eile. Vist ei treidinud eile mitte midagi. Ma ei teinud isegi eile vist arvutit lahti. Väga vibes päev, jah? Siin oli nii ilus ilm eile, nagu täiesti tuuleväikne, täiesti päiksepaistene, nagu ei saa nagu kasutamata ette. Ei, muidugi mees, nagu do what you gotta do selles mõttes. Nii. Tipp-topp või? Kuule, jaa, tipp-topp on jah, et Pane tullu. turud on andnud küll, aga tähtis ongi see, et ikka oodata ära need täiesti viimased confirmation'id saada nagu kõige prom trade üldse vaata. Sest tegelikult on niimoodi, kui see trade on õige, sul on kindlad targetid, siis turg väga tihti ehitab ennast sinna alani ja sa saad stackida lihtsalt ordereid juurde nagu. Oletame, sul on 100-pipine wave ja sa võid vabalt püüda näiteks mingi kokku oma orderitega mingi 200 näiteks. Võib-olla rohkem isegi oleneb, kuidas sa treidid nagu. Aga sul on ülihea tunne panna treide nagu lisad orderid, kus sa tead, et nagu kõik klapib nagu reaalselt. Pusletükid on koos võetud lahti. Kõik asjad mingid, näed. Ja vamos. Ja siis tuleb mingi Fed, vaata, kes viskab lihtsalt Forex Factorisse ennast, et tavai, nüüd on nii. Pumpasime jälle kuskilt mingi 1,5 triljonit juurde, vaata. Ops, ei tea, miks dollar lendab. Fedi uudis oli, vaata. Siukest asja vast ei juhtu. Aga see on plaan, jah. Kulda hõbedat jälgib keegi. See on täitsa kokku kuivanud. Järelikult tuleb mingi suur liikumine. Kullal on ikka meeletu spreed. Oota, võtan telefoni. Ei ole. 19 pippi nagu, see on norm. See pole muidugi kõige parem, aga no parem kui mingi, ma ei tea, 1300. Eurostil jää 0,7, mingi üli low spread. Ja hõbeda spread on 2 pippi ka, nii et hõbe on ka suht nice. Ja tegelikult see hõbedate pippi lugemine käib kuidagi teistmoodi ikka. Ma treidisin teda. Ma ei saanud aru, kuidas see pippi lugemine käib. Ma ei mäleta isegi, kus me treidisime teda. Igastahes mäletad, Taavi, mingi accumulation oli. Äkki oli siin? See oli, mis päeva? Kolmapäeva hommikul oli see? Vist. Jep, see oli see päris ilusti jooksis ülesse. See jooksis päris ilusti, jah. Siit oli näed see ala. Jep. Sealt see väikse noosi. Kas me vist võtsime siit või? Hommikul, jah? Jep. No ja, mul ei tulnud see take profit, mul oli veits kõrgemal. Tuli tagasi
ja vist see tuli isegi tagasi ja ma sain ka stop profit'i sellega küll. või läks top, ma ei mäleta. Whatever, igastahes ma ei saanud aru, kuidas see pipi lugemine käib. Nagu see ei olnud näiteks see long positioni siuke. No see ei ole 100 pippi. Ta käib mingi teistmoodi reaalselt. Ta ei olnud isegi niimoodi mingi ühega. I don't know. Kui keegi teab, siis andke mulle ka teada. Ma võin selle muidugi täna välja uurida, et see pole mingi raketiteadus, aga jah, nii dollar. Kütnud jah. Aga küta. Ja selles mõttes ma arvan, et meil ei ole mõtet siin kambaga seda graafikut jällitada. On vaja näha mingid konkreetseid märke, mis on nüüd huvitav ala, kus jälgida ongi see, kus mul see kast tehtud on. Kui me hakkame siit läbi minema juba, close ima nendest levelitest üle, siis üles läheb see ka siis. Küll aga ma ei taha seda uskuda, et me mingi siukse koha pealt bouncime nagu. See on rohkem nagu mingi kullale sarran, dollar ikkagi tuleb, smuugeldub siia ära ennast. Aga elame näeme selles mõttes, et meil on olemas väiksema timeframe'i ilus accumulation, turg teeb accumulation'it pärast distributioni, ehk siis vaatame, kas me näeme mingid märke, et turg võtab nüüd, vahetab suunda, hakkab ennast allapoole minema. Me teame, et allapoole on tal kukkuda küll. Ja kuna ta juba tuleb ka sellistest aladest, vaata kui kiiresti, siis tegelikult tuleb ju sama kiiresti tagasi ka. Aga nii. Võib-olla viskan veel mõne lingi gruppidena, kui mul tuleb isu laivi teha, vaatame. Et kui mingi hakkame treidi sisenema või midagi. Iga kord, kui sa sööke mõte tuleb, ausalt viska see link lihtsalt. Just do it, jah. Davai, teiega oli vägev nagu alati. Stay cool. Davai, head päeva kõigile. Yeah, peace, ciao. Chat to the